Iraan ähvardab suurendada uraani rikastamist tuumarelva loomiseks, kuna läbirääkimised ameeriklastega on lõplikult nurjunud. Ameerika president Donald Trump teatas täna, et vaherahu Iraaniga on vaevu elus ning et Iraani vastus pakutud rahulepingu tingimustele ei rahulda Washingtoni. Donald Trump ütles ärritunult, et ta ei lugenud isegi Iraani ettepanekut lõpuni, sest see on, tsiteerin, jama. Samal ajal kutsus Trump kiiresti ametnikud Valge Maja olukorratuppa, et arutada sõjaliste tegevuste taasalustamist Iraani vastu. Lõpuks tõusid naftahinnad taas järsult ja üha rohkem prognoose näitab, et USA naaseb siiski Iraani pommitamise juurde. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Jälgige minu Telegrami kanalit Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, esmaspäeval kohtus USA president Donald Trump oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et arutada edasisi samme sõjas Iraaniga, sealhulgas võimaliku sõjaliste tegevuste taasalustamise. Pärast seda, kui pühapäevased läbirääkimised lõplikult ummikusse jooksid. Valges Majas väidetakse, et Trump soovib muidugi sõlmida kokkuleppe, mis tooks sellele lõpu. Kuid Iraani keendumine paljudest tema nõudmistest ja soovimatus teha olulisi järeleandmisi oma tuumaprogrammi osas toob taas sõjalise variandi läbirääkimiste lauale. Ka Iraanis tuntakse, et sõda tõenäoliselt algab uuesti, mis tõttu otsustati seal panuseid tõsta ja ikkagi oma trumbivarrukast välja võtta. Iraani parlamendi riikliku julgeoleku ja välispoliitika komisjoni esindaja teatas täna, et kui USA või Iisrael ründavad Iraani uuesti, alustab Teheran relvakõlbliku uraani tootmist. Järgneb tema tsitaat. Üheks Iraani võimaluseks uue rünnaku korral võib olla uraani rikastamine 90%-ni. Me arutame seda parlamendis. Asi on selles, et 90%-lise rikastamise tasemega uraan on otsene tee üsna kiire tuumaprogrammi loomiseni. Lõpuks võttis Iraan sisse oma vana lemmikpositsiooni, ehk hakkas aega venitama nii kaua kui võimalik. USA ootas 10 päeva Iraani vastust nende sõja lõpetamise ettepaneku projektile, kuigi, tuletan meelde, Trump teatas karmilt, et annab vastamiseks 48 tundi, nemad kasutasid 10 päeva. Ja Trump isegi uskus, et on võimalik kokkuleppele jõuda. Ta oli siis optimistlikult meelestatud ja ütles, et ollakse juba peaaegu tehingu sõlmimiseni jõudnud. Kuid Iraani vastus, mis saabus pühapäeva hilisõhtul, oli negatiivne. Teheranis teatati, et Trumpi ettepanek tähendab Iraani kapituleerumist, millega nad ei nõustu. Lõpuks esitas Iraan ameeriklastele vastuseks oma rahuplaani. Trump luges Iraani vastuse läbi ja teatas, et vaherahu on juba vaevu elus ning et Iraani vastus pakutud rahulepingu tingimustele ei rahulda Washingtoni. Veel üks lühike tsitaat Trumpilt. Ma ei lugenudki lõpuni seda jama, mille nad saatsid. Iraan tahab sõja lõppu absoluutselt kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, kus USA liitlane Iisrael võitleb Teherani toetatud Hezbollah rühmituse vastu. Teheran rõhutas muu hulgas ka oma õiguste suveräänsust Hormuzi väina üle, nõudis sõjakahjude eest rahalist kompensatsiooni ning Ameerika sanktsioonide lõpetamist. Selles olukorras ei saanud Trump sõjategevust lõpetada ja alles seejärel alustada läbirääkimisi vaieldamamate küsimuste üle, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi kohta. Teisest küljest ei õnnestu Trumpin seni ka sõjalisel teel kõike lahendada. Vähemalt ei ole tal õnnestunud avada Hormuzi väina. Tuletan meelde, et Trump kuulutas isegi välja eraldi sõjalise operatsiooni Vabadus, kuid USA mereväelaevad ei suutnud ikkagi midagi teha. Kuigi seal toimusid isegi kokkupõrked, iraanlased lasid rakette, ameeriklased ründasid Iraani kaatreid, kuid Hormuzi väina avamist ikkagi ei toimunud. KPLR-i ja LCG ettevõtete andmetel näitasid laevaliikluse andmed, et eelmisel nädalal läbis Hormuzi väina vaid 3 naftatankerit. Ja sedagi mitte tänu Ameerika sõjaväele, vaid lihtsalt sellepärast, et nad lülitasid transponderid välja, et vältida Iraani poolset tulistamist.
Samuti on oluline märkida, et eelmisel pühapäeval läbis Katari gaasitanker siiski väina, kuid tundub, et see polnud ameeriklast abi, vaid Katari eraldi kokkulepe Iraaniga. Praegu liigub veel üks veeldatud maagaasitanker nimega Migzem Katari Ras Lafanist Pakistani Qasimi sadama suunas ja läbib samuti rahulikult Hormuzi väina. Ja kui Donald Trumpil ei õnnestunud kokkuleppele jõuda, on ta jälle valmis sõdima. Nagu teada sai, kogus Donald Trump eelmisel päeval ühte kabineti asepresident J.D. Vance'i, erisaadiku Steve Witkoffi, välisministri Marco Rubio, kaitseministri Pete Hegseti, ühendatud staabiülemate komitee esimehe kindral Dan Kane'i, USA Keskluureameti direktori John Ratcliffe'i ja teisi kõrgeid ametnikke. Enne seda koosolekut ütles Donald Trump, tsiteerin, "Mul on plaan. Iraan ei tohi omada tuumarelva. Relvarahu Iraaniga püsib vaevu." Iraan nõustus andma USA-le oma rikastatud uraanivarud, kuid iraanlased muutsid oma seisukohta, sest nende pühapäevases vastuses seda küsimust üldse ei mainitud. Täna on Iraani juhtkond jagunenud mõõdukateks ja hulludeks. Lõpuks teatas Valge Maja, et Trump kaldub taas võtma mingisuguseid sõjalisi meetmeid Iraani vastu. Ja nüüd tema sundimine järeleandmistele tuumaprogrammi osas. Donald Trumpi poolt kaalutavate variantide hulgas on selle sama vabaduse projekti operatsiooni taasalustamine. See tähendab Ameerika operatsiooni laevade saatmiseks läbi Hormuzi väina, mis peatati eelmisel nädalal, sest see ei andnud erilisi tulemusi. Teine variant on pommitamiste jätkamine ja plaanid rünnata kuni 25% sihtmärkidest, mille Ameerika sõjavägi on kindlaks teinud, kuid mida pole veel tabatud. Iisraeli valitsus tahab, et Trump annaks käsu eriüksusoperatsiooni läbiviimiseks, et tagada Iraani rikastatud uraanivarude turvalisus. Iisraeli ametnikud väidavad, et Trump ei julge veel sellist käsku anda, kuna see on äärmiselt riskantne. Aga siin märgin ära, et Trump siiski võtab riski, kuid teises küsimuses USA valitsus teatas sanktsioonide kehtestamisest 3 füüsilisele isikule ja 9 ettevõttele Araabia Ühendemiraatidest, Hongkongist ja Omaanist, kuna nad aitasid Iraani nafta tarnimisel Hiinasse. USA rahandusministeerium täpsustas, et uued piirangud on suunatud nende vastu, kes aitasid Islami revolutsiooni kaardiväe korpusel naftat müüa Hiina turule ja teenis selle pealt $100 miljoneid. USA rahandusministeeriumi juht Scott Bessent rõhutas, et Donald Trumpi administratsioon jätkab sanktsioonide rakendamist, et võtta Iraani valitsuselt ja armeelt rahastamisvõimalused relvade ostmiseks, oma proksi jõudude toetamiseks Lähis-Idas ja tuumaprogrammi elluviimiseks. Lisaks teatas USA välisministeerium eile välja kuulutatud preemiast. $1 teabe eest, mis aitab paljastada islami revolutsioonilise kaardiväe finantsmehhanisme. Ja seda kõike teeb Donald Trump vahetult enne oma visiiti Pekingisse, mis toimub juba lähiajal, kus ta peab läbirääkimisi Hiina liidri Xi Jinpingiga. Eeldatakse, et Valge Maja juht avaldab Hiina liidrile survet, et too aitaks lahendada konflikti Iraaniga ja taastada liikumine strateegiliselt olulises Hormuzi väinas. Aga kas see õnnestub, on lahtine küsimus, sest Xi Jinping nõuab oma teenuste eest midagi tõeliselt kallist. Ja siin, sõbrad, soovitan teil minna minu YouTube'i kanalile ja leida video pealkirjaga Xi Jinping esitas Donald Trumpile arve. Selles videos me just arutasimegi, kuidas hiinlased praegu sisuliselt kujundavad olukorda nii, et Trump oleks tänulik Xi Jinpingile ja tema abile Lähis-Ida sõja lõpetamisel. Siin ma ei hakka kordama, panen siia lihtsalt 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal ja vajutage kellukesele ning ärge unustage panna like. Ja sõbrad, kui te soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis saate seda teha rahaliselt tehes ükskõik millise annetuse. Seda saab teha selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanidel oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!